Demokraatia teatavasti on rahvavõim, aga samas on ka alati olnud seisukohti, et demokraatia on pööblivõim. Seda ei ole, et otse välja öelda, aga seda saab mõnikord just tunnetada näiteks, kui valimistel poliitikud pöörduvad rahva poole väga primitiivsete ja populistlike loosungite, lubatakse midagi väga absurdset, utopistlikku. Ma olen veendunud, et rahvas ei ole loll, ei ole pööbel, ta suudab ka keerulisi asju otsustada, suudab võtta vastutust keeruliste asjade otsustamise ees. Demokraatia eeldab seda, et iga inimene või ütleme siis vähemalt võimalikult iga inimene on huvitatud, on suuteline ja saab ise ka aru, et ta on suuteline osa võtma selle ühiskonna elu korraldamisest. Ilma selleta demokraatiat ei ole. Demokraatia seeme on olemas igal inimesel sees ja see kasvama panna. Ja selleks on haridus. Ideaalne oleks siis see, kui sel päeval saadaks tõuge selleks, et ka ülejäänud 364 päeval ka nende asjad üle mõeldaks ja neid asju tehtaks. Koos infotehnoloogia vahendite revolutsioonilise arenguga ja nende kasutuselevõtuga on inimesed hoopis paremini teadlikult sellest, mis toimub. Nad saavad infot kätte, saavad seda vahetada, edasi saata ja selle info baasil ka otsuseid langetada ja järeldusi teha. Teisest küljest peab muutumas ka see poliitiline tase, et need, kes otsustavad, nad on lihtsalt sunnitud rohkem suhtlema nii oma valijaskonna kui huvigruppide, kui kokkuvõttes kogu kodanikuühiskonna ehk siis vabakonnaga.